Ja nüüd ma palun lavale Aivar Auväärdi, kes tuleb meile siia Eesti Geoloogiateenistusest, tema on seal nõunik ja küllap olete kuulnud energiatõhusatest hoonetest, aga ka võib-olla sellest, et ligi 40% kogu Euroopa Liidu energiatarbimisest moodustavad hooned ja seetõttu on neid efektiivsemaid hooneid väga vajalik saada ja efektiivsemaid ka selles mõttes, et kuidas see toasoe sinna tekitada ja nüüd siis maapõue abiga. Kuulame. Just niimoodi, et selle ettekande pealkirjaks on geotermaalenergia, et see on viimane kord, kui ma selle sõna kasutan. Et isegi soomlased ei ole sellele sõnale teist sõna välja mõelnud, aga meie oleme. Et edaspidi ma kasutan sõna maapõue soojus. Et see kõlab hulga paremini, isegi kui ta külm pisut on. Aga olgu. Esimene slaid on väga keeruline, selles mõttes sellega ma püüan teile selgitada ära kogu selle maapõuenergia olemuse, kuidas teda saada, mis temast saab, mida me temast muundada saame ja nii edasi. Et üldjuhul on siis kolme liiki maapõuenergiat, on siis madalenergia või madalalt saadav energia, kesksügavalt saadav energia ja sügavalt saadav. Et kuidas see üldse tekib sinna, et see maapõuenergia on siis tekkinud planeedi moodustamisest ja see soojuse jääk, mis altpoolt ülespoole tuleb ja natuke pinna peal on ka seda päikesesoojust. Altpoolt ülespoole tuleb tihtipeale just selles roosas alas on siis radioaktiivsed elemendid, et eelmises ettekandes oli hästi palju elemente näidata, et mina räägin ainult kolmest, et see on uraan, toorium ja kaalium. Et siis nende lagunemises tekib soojust juurde. Et see temperatuuri tõus maapinnalt sügavuse poole on keskmiselt umbes 30 kelvinit kilomeetri kohta. Ehk siis ta väga tihti või väga kiiresti, väga kuumaks ei lähe iseenesest. Et kui me vaatame siin nüüd vasakult paremale, siis need vasakuid madalaid soojuspumpasi on Eestis juba tegelikult aja jooksul päris palju tehtud, et valdav enamus on need kõige vasakpoolsemad, ehk madalad sellised 1-2 meetri sügavusel olevad kontuurid, mis valdavalt kasutavad ära siis seda päikesesoojusest tekkinud energiat. On olemas ka üksikud energiakaevud, 10-60 meetrit, mis on siis siin vasakul pildil kolmandal positsioonil. Ja sügavamaid tegelikult on mõned üksikud sügavamad, aga need on tõesti nii üksikud, et meil ei ole õnnestunud neid tegelikult väga uurida. Aga iseenesest Eestis on alates 90-ndatest paigaldatud hinnanguliselt 10 000 maasoojuspumpe. Nii et see on tegelikult meil kokku hoidnud siin mingisugune ligi 30 000 tonni vedelkütust ja väga palju küttepuid. Aga üldjuhul siis ka eelistatakse Eestis õhksoojuspumpa, nii et nende paigalduse osas me oleme siis 1000 kodumajapidamise kohta on Eestis siis esikolmikus Norra ja Soomega olnud siin viimased mitu aastat juba. Et me oleme tegelikult väga soojuspumbalembelised. Aga see selleks. Et kui ma just rääkisin, et see soojus sealt maa seest ei tule väga kergelt välja, siis loomulikult tektooniliselt aktiivsetes piirkondades on soojusvoog kordades või sadades kordades tegelikult suurem, et see soojus tuleb tunduvalt madalamalt välja. Natuke nendest meetoditest, nagu näete, et siin on need kuivad meetodid, märjad meetodid, ehk siis on tihtipeale on kinnised puuraugud, lahtised puuraugud, et siin on demonstreeritud mõlemat, aga natuke mis seal maailmas toimub. Need suured pildid, et nagu ma ütlesin, tektooniliselt aktiivsetes piirkondades on see soojusvoog suhteliselt suur. Sellest maapõue soojuse maht maailmas praegu on umbes 60 gigavatti, millest siis elektritootmine moodustab circa veerandi, kuumavee tarbimine ka samuti veerandi. Umbes pool tegelikult sellest energiast tehakse soojuspumpade abil. Paremal pildil tegelikult siis Põhja-Sumatra loomulikult sisuliselt puuraugud on otse vulkaani puuritud. Need on seal 27 tükki, umbes 2 kilomeetri sügavused ja seal on ligi 250 kraadine siis temperatuur seal põhjas.
et siin on nagu näide 1, tegelikult tänaseks on juba vist valminud 4 ja kohe valmib ka veel 5 ja kõik nad on umbes 45 megavati võimsused, et väga lihtne. Island täpselt samamoodi. No Island on veel omaette nähtus maailmas selles mõttes, et Islandil toodetakse siis ligi 55 000 kilovatt-tundi inimese kohta aastas elektrit ja tarbitakse ka maailmas kõige rohkem inimese kohta elektrit. Samas nagu kõige suurem osakaal elektri tootmisel maapõuest on siis Keenias, aga Keenias toodetakse ainult umbes 180 kilovatt-tundi aastas inimese kohta. Eesti võrdlus Eestis umbes 7000. Ehk siis selles mõttes ei ole midagi. Aga nagu näete, ka Jaapan loomulikult jällegi tektooniliselt aktiivsed kohad väga palju, natuke vana pilt on, aga ega siis tegelikult tuleb kogu aeg juurde ja juurde ja juurde. Selles mõttes, et jah, et kõige rohkem toodab elektrit iseenesest loomulikult Ameerika Ühendriigid, aga nüüd juba järgneb Indoneesia, et natuke aega tagasi olid veel Filipiinid ees, aga Indoneesia läheb väga suurte sammudega ja tegelikult ka Keenias on väga palju suuri uusi projekte, kus nad ikkagi püüavad seda elektrit rohkem ja rohkem toota. Nii, aga mis siis veel peale elektri saab selles mõttes? Et see on siis meil keskküttevõrgus soojuse kasutamine. Siin on siis pildi peal on Pariisi piirkond, tegelikult seal valges kontuuris. Seal on siis selline juuraajastu lubjakivides asub selline veekompleks, kus siis on valdavalt selline 50–80 kraadine vesi, see on kuskil umbes 1500–2000 meetri sügavuses ja seda kasutatakse täna enam kui 210 000 kodumajapidamise kütmiseks. Et selles mõttes väga suur osa tegelikult Pariisi elanikkonnast kasutab maapõusoojust. Kui rääkida kaua seda juba tehtud on, siis esimene süsteem loodi 69. aastal ja see töötab siiamaani. Selles mõttes, et sellega ei ole, seal on tekkinud süsteemis korrosiooni ja sadet, kuid valdavalt ta siiski töötab jätkuvalt edukalt. Aga tuleme natuke Eestile lähemale, et kuidas meil siis Rootsis ja Soomes see asi käib. Kui vasakpoolset pilti vaatate, siis see on siis Rootsis see suurem on siis Stockholmi piirkond ja siis ülejäänud Rootsi, et on tegelikult siis soojuspuuraukude kaart. Tõenäoliselt oleks ta tegelikult natuke veel sinisem, kui need paneks nii-öelda üksteisega ei kataks neid puurauke. Et Rootsis on jah, et üle 500,000 maasoojuspumpa tegelikult kasutuses ja ka päris mitu suurt võimast kaugküttevõrkudes asuvat soojuspumpa. Üks suuremaid on Arlanda lennuväljal, kus on ilmselt paljud käinud ja see toodab seal ligi 22 gigavatt-tundi aastas, mis on päris suur hulk. Ja Rootsis tegelikult see puurimine jätkub väga suure hooga, nii et selles mõttes number kasvab kogu aeg. Mis Soomesse puutub, siis siin on lihtsalt üks ikka nende tavapärane Soome näide, nagu te kõik olete kursis, siis Soomes see graniit on suhteliselt maapinna lähedal. Ja nende eripära on siis see, et nad puurivad tegelikult suhteliselt madalaid aukusid, ka 250–300 meetrit, aga nad puurivad neid alati palju ja selles mõttes on neil alati, kui on Soome süsteem, siis tihtipeale on seal ikka kümneid puurauke. Ja Soomes on see modelleerimise oskus juba päris hea, kuidas neid puurauke sinna jagada. Samuti, me mereveest räägin ka tegelikult, viskan väikse nihanipsu ka siin akadeemik Kirsimäele, kes vist läks ära juba, et 1,5 kraadi on tegelikult päris palju. Helsingi soojatootja Helen kavatseb asendada söel põhineva siis soojatootmisjaama merevee tootmisjaamaga. See on 500 megavatine jaam, mis hakkakski kasutama merevett ja võtaks sellest mereveest välja ainult 1,5 kraadi. Selle jaama soojuse efektiivsus on 2,5, ehk siis ütleme, et te panete sisse 1 osa elektrit ja saate 2 osa soojust tagasi.
see on muidugi selline väga suur ettevõtmine, ma arvan, et see ajab enamikul sellised, kuidas ma ütlen, harjaturri, mis ütlen mingisuguse numbri, et selleks, et see 500 megavatti nagu tekiks, selleks et kavatsetakse ehitada umbes 30-kilomeetrine tunnel, mille ristlõige on umbes 25 ruutmeetrit. Ja see jaam kasutab oma tipuvõimsuse ajal 170 000 kuupmeetrit vett tunnis. No ma isegi ei oska tegelikult seda praegu nagu mitu kuupmeetrit siin on, võib-olla 100 siin ruumis. Ehk siis nad tegelikult ka see vähene energia on oluline. Aga võib-olla kui teid hirmutab, millised need süsteemid välja näeb, siis ma igaks juhuks võtsin paar näidet teile ka siin piltide peale. Ma alustan sellest vasakpoolsest, see on väga värske koht. See on siis Helsingis Ruskeasoos, ehk siis kesklinnast kuskil paari kilomeetri kaugusel. Ma ei oska nüüd siin mõõtkavada, inimene on seal peal, te näete, see on siis 2,5 kilomeetri sügavane puurauk on planeeritud kaevata, et see puurimise ala on seal suhteliselt selline 4-5 auto parkimiskoha suurune, ehk siis üsna sügav. Ja teisel pildil on küll näha veel see puurimisagregaat, et see on siis maailma kõige sügavamad maapõue soojusaugud 6,2 ja 6,4 kilomeetri sügavused. Ehk siis ega seal ka ta selle, ütleme, see vana nii-öelda söel töötav katlamaja on ikka oluliselt suurem. Täna ei ole seal isegi seda järgi, täna on seal sisuliselt üks kruusaplats, kus ei olegi midagi näha ja 2 konteinerit. Ehk siis see on siis see võimsus. Aga taustal on siis Aalto ülikooli uus peahoone, vähemalt nii nad seda nimetavad, kus siis kõik need puuraugud on puuritud hoone alla. Et neid on seal siis kokku 70 või 67, tegelikult on mõned veel, mõned on siis nii-öelda monitooringuks. Ja kogu sellest hoonest tegelikult 80% täna suudetakse katta selle maapõue soojusega. Ma ei tea, kui keegi seal käinud on, siis see on väga suurte aatriumitega, väga palju kubatuuri, ehk siis et nagu siin ruumis on enam-vähem iga ruum on sellise laekõrgusega, ka kõik nii-öelda trepikojad ja kõik kohad. Et selles mõttes on mida kütta. Et mis nagu Soome selline eripära võib-olla on see, et nad on püüdnud siiski Nad on lootnud, et kütmise peale kulub enam-vähem sama palju energiat kui jahutamise peale, sest samal ajal, kui te suvel jahutate, siis te saate need puurauku uuesti soojaks lasta. Aga Soomes siiski on piisavalt külm, et need puuraugud tegelikult ei taastu nii hästi see soojus seal, et on väiksed probleemid. Aga et minna Soomest Eesti poole, sellepärast et me tegelikult oleme suhteliselt sarnased, siis võtan siis ühe kaardi ette, et püüan seda kaarti nagu täpsemalt teile siis lahti rääkida. Et siin siis on hinnatud küll juba ligi 20 aastat tagasi Eesti maapõues 250 meetri sügavusel peituvat soojust. Ehk nagu näete, siis Põhja-Eestis on see soojus väheke suurem, Lõuna-Eestis väheke väiksem. Põhjused on loomulikult üsna lihtsad. Et põhiline põhjus, miks meil on tegelikult soojem kui Soomes, selle põhjus on loomulikult siis see settekivimite kiht, mis siin Põhja-Eestis on umbes 150 meetrit, Lõuna-Eesti pool 500-600 meetrit paks. Ja see hoiabki siis selle altpoolt tuleva sooja siis nii-öelda selles vahekihis kinni. Aga kuna need puuraugud või need mõõtmised on tehtud tunduvalt kõrgemal, et siis võib olla suhteliselt anomaalne. Nii, ja nagu näete, siis Kirde-Eesti nurk on millegipärast jällegi soojem, seal on 4-6 kraadi soojem tüüpiliselt see maapind. Miks ta on soojem? Ei tea. Aga siis, et mis me siis selle teadmisega peale hakkame? Et oleme siis algatanud projekti, ehk siis siin on veel suurte geoenergia rakenduste tehniline ja majanduslik elujõulisus Põhja-Eestis ning esimeste maapõuenergia katsejaamade ehitamine. Ehk siis
eesmärk on põhimõtteliselt näidata, et ka Eestis on võimalik maapõuenergiat kasutada ja mitte siis ainult kodumajapidamises üksikus, vaid ka tegelikult keskküttevõrkudes. Et me selle käigus siis tegelikult püüame uurida natuke edasi, ma pärast näitan teile ühte kaarti, siis ma ütlen, miks me seda uurime nii palju. Miks me peame veel uurima? Me uurime ka tegelikult, mis potentsiaal siiski ikkagi kaevandusveel on, mis potentsiaal täna mereveel ikkagi ka meie piirkonnas on. Neid uuringuid on tehtud, üksikuid paremgi, aga püüame siis selles mõttes komplekti kokku saada, et aru saada, mis neist kõige efektiivsem on. Püüame aru saada, milline on kõige parem lahendus nende nii-öelda pilootide või katsejaamade jaoks, et millised jaama peaksime tegema, et me saaksime nii-öelda oma raha eest kõige parema tulemuse. Ja loomulikult, kuna Eestis on neid maapõue soojusenergiajaamu tehtud minimaalselt, et siis me vaatame ka seadusandlus üle, et see meil tegelikult võimaldaks neid ikkagi teha. Ja siis natuke räägin ka nendest piirkondadest. No ja miks Põhja-Eestist? Sellest te saite juba tõenäoliselt aru, et me püüame teha geoloogiliselt parimates kohtades, aga samas, nagu te aru saate, siis ka geoloogiliselt parim koht võib-olla kuskil metsas, sügaval metsas ja seal ei ole meil kahjuks selle soojusenergiaga mitte midagi teha. Ja nagu te aru saite ka, siis soojusenergia tuleb tegelikult ikkagi võimendada, ehk siis soojuspumbaga soojemaks teha, mis tähendab seda, et igasugused pikad trassid on tegelikult välistatud. Aga natuke asukohtadest ka. Et mida me plaanime siis teha? Et see on vasakul all on siis selline tüüpiline lahtise süsteemiga maapõuesoojusjaam, et siis vasakul pool, kui on suvi ja vaja jahutada ja paremal siis, kui on talv ja vaja kütta, kasutab otse põhjavett. See kandja on seesama põhjavesi, mis meie jalge all voolab. Piirkond on teil kaardi peal tegelikult, kus meil on plaan seda teha. Selle põhjendus on väga lihtne. Seal on Narva ja Narva-Jõesuu piirkonnas on umbes 250 meetri sügavusel Toovi põhjaveekiht, mis ei kuulu enam põhjavee aardesse, sellepärast et tema soolsus on nii suur, et ta ei ole põhimõtteliselt enam joodav. See kiht on üsna nii-öelda sügav, ütleme siis niimoodi, või paks, ma ei tea, kuidas tuleb öelda õigesti. Ja me loodame siis saada sealt võimalikult efektiivse asenduse mingisugusele kaugküttesüsteemile. Loomulikult, ma tean, kindlasti tulevad kohe küsimused, et miks me püüame Eesti kõige odavamat kaugküttevõrgu hinnaga piirkonnas mingisugust imelikku rohelist asja teha, aga küll see Narva elektrijaam ka ükskord ju kinni pannakse, et me peame seda nagu ennetama. Et kuna Narvas kasutatakse joogiks jõevett, et siis me nagu väga muret hetkel ei tunne selle vee kasutamise osas. Miks me peame uurima jällegi? Nüüd siin pildi peal on aga selgelt näha, järgmise pildi peal küll natuke rohkem, et siin kaardi peal on väiksed punased täpid. Need on siis tegelikult puuraugud, mis ulatuvad aluskorda, ehk siis sinna nii-öelda graniiti, et kuidagi kohutavalt vähe on neid siin. Et paljud teist kindlasti on käinud meie Arbavere uurimiskeskuses, Tehnikaülikooli Särgo õppekeskuses, näinud, kui palju seal puursüdamikke on, aga nagu näha, ikka on liiga vähe. Et siin on, kuidas ma ütlen, kõige lähemad on üksteisele umbes kilomeetri kaugusel, et selle distantsi jooksul jõuab nii paljugi muutuda. Ehk siis jah, et me peame hakkama puurima ja ka selle projekti käigus me tegelikult oleme peaaegu kolmandiku summa eest tegelikult puurime uusi puurauke, et saada nagu teada tegelikult, mis meil seal pinna all asetseb. Nii, ja siis teeme ühe veel. Et see teine nii-öelda pilootsüsteem on siis kinnine ringlus. Siin on tavaliselt kasutatakse 2 erinevat versiooni, on siis nii-öelda U-toru, et üks toru läheb alla, teeb all väikse looga ja tuleb üles tagasi. Ja teine uus meetod või metoodika on siis selline koaksiaaltoru, ehk siis vesi läheb välisest kestast alla ja tuleb sisemisest torust nagu üles.
ehk siis juba nii-öelda alla minnes, kas siis soojeneb või jahtub, oleneb, kas meil on vaja jahutust või on meil vaja kütet. Mis on selle piirkonna eripära siin, et miks me oleme vaadanud nagu selle kaardi peale siin? Et siin ütleme, et eriti just Tallinna ümbruses, ma ei tea küll, miks täpselt on selline põnev moodustismaal nagu rabakrivi graniit, mis on siis suhteliselt hea nii-öelda sooja tootlikkusega. Ja see ongi see tegelikult selle põhjus. Aga nagu ikka, ka siin pildil näeme, et ega neid punaseid täppe nagu üleliia palju ei ole, ega üleliia tihedalt. Ja isegi kui nad siin on, siis tihtipeale nad on puuritud 60-ndatel, 70-ndatel ja meil tegelikult puudub igasugune teave, mis seal puuraugus tegelikult on. Enamik on neist suletud või siis täiesti, me ei saa neid ka mõõta. Ja temperatuuri sügaval on mõõdetud neis ainult siin pildi peal olevatest ainult ühest august, nii et me ei teagi. Et Nõukogude ajal suudeti mõõta seda temperatuuri kuni 300 meetri sügavuseni ja see sügavus meid väga tegelikult ei huvita. Et nii on. Kuhu täpselt tuleb? Täna raske öelda. Meil on erinevaid variante, et kui keegi küsib, et kuhu tuleb, et siis ma võib-olla pärast vastusena vastan. Praegu ma kohe ei ütle, sest tegelikult ma ei tea. Mis puutub siis nii-öelda sellesse soojusesse, siis nii palju võin kohe öelda, et sellisel vertikaalsel kollektoril on väidetavalt siis ikkagi soojus umbes 2 korda suurem tuleb välja kui siis tavalisel horisontaalselt maakollektorist meetri kohta. Et ta on igas mõttes efektiivsem. Natuke projekti tähtaegadest ka. Et seesama katsejaama tasukohtade valik, et ega meil ei ole mõtet teha seda katsejaama sinna, kus ei ole tarbijat. Nii et paneme kokku siis nii-öelda parima geoloogia ja mõistliku tarbija. See on esimene asi ja selle me püüame siis nüüd selle aasta lõpuks ära teha. Eks järgmise aasta alguseks. Hiljemalt aasta lõpuks on puuraugud puuritud, ära uuritud, selgunud, mis tehnoloogiaga siis need katsejaamad peale teha ja siis 24. aasta juuniks peaks siis nagu põhimõtteliselt valmis olema, peaks olema ka mingi, mitte lihtsalt valmis, vaid peaks olema ka tegelikult mingi täiskomplekt nii-öelda informatsiooni kogu Eesti avalikkusele, et mis me siis nagu tegime, kuidas õnnestus ja kuidas edasi. Aga selleks, et jah, selliseks lõpetuseks ikkagi, ka lõpetuseks, mul läheb ka ilmselt sama pikalt kui akadeemik Kirsimäel, et miks see siis ikkagi kasulik on. Et mingisuguseid arvutusi on ikkagi tehtud, selles mõttes on selge, et maasoojuse nii-öelda siis süsteemid on vähemalt 2 korda tõhusamad, säästab olulisel määral tegelikult nii-öelda kuludest. Eriti tuleb see välja meiesuguses kliimas, kus siis see aastaringne kasutegur on kindlasti alati suurem, sellepärast et need puuraugud ei jahtu maha. Tegelikult nad eriti maha ei jahtu, et siin on tehtud projektsioone siis Soome geoloogiateenistuse poolt, et ütleme, et kui keskmisest puuraugust võtta kuskil 5 kraadi ära, et siis kestab kuskil 1000 aastat see soojus seal, et see peaaegu, et ei lange see temperatuur. Just, ja väiksem energiakasutus loomulikult vähem kommunaalkulusid ja et kui me vaatamegi näiteks need samad Rootsi seadmed ja asjad, need on seal ka 60. lõpus 70-ndatest, lihtsalt maapealsed pumbad vahetatakse kaasaegsemate vastu, energiakaevud lähevad täpselt samamoodi edasi. Mis lahtise see kaevus võib juhtuda, on tõesti jah, seal võib tekkida mingit sade ja mingi liiv võib sisse tulla, aga eks see puhastamine käib asja juurde, et ikkagi seadmeid tuleb hooldada. Ja kindlasti on ta nii-öelda vaikne, see on ka oluline, sest need paljudel on ka tavalised maasoojuspumbad, et nad on niisugused vaiksed külmkapid ja kindlasti oluliselt vaiksemad kui õhkssoojuspumbad. Ja väike selline graafikuline võrdlus ka, et kui palju siis tegelikult sooja tuleb võrreldes elektriga näiteks, kui odav ta tegelikult on võrreldes puhta elektri või õliküttega. Nii et, aga sellega ma arvan, et lõpetan, kindlasti on mitmed küsimused, millele me kohe ei osanud vastata. Suur tänu, Aivar! Nii,
kas kõik inimesed on saanud näiteks, kui mõtted on tekkinud, küsimused on tekkinud, kenasti kirja panna siis oma telefoni või arvuti kaudu? Või on mõni, kes raputab pead ja tahaks väga küsida oma küsimuse siit saalist? Igatahes mõelge selle peale, kui tekib selline vajadus, siis me võime mõne erandi teha ja siis andke lihtsalt märku selgelt, tõstke käsi püsti ja me toimetame mikrofoni teieni. Igatahes on rõõm näha, et on tõesti küsimusi, ma loodan, et ükski neist otseselt ei põle, aga kõlab nii. Esimene. Varasemalt on olnud takistuseks põhjavee kaitsmise küsimus, seadusandluse puuduse küsimus. Kas need vastuolud on nüüd siis sellise maapõue sooja kasutamise puhul juba lahendatud? See põhjavee kaitsmise küsimus on nagu tehniline küsimus. Jah, et isegi kui me plaanime puurida sinna sügavale, siis põhjavesi tuleb kaitsta, selleks on siis nimetame seda manteltoruks lihtsalt, kui täna pannakse kaevudel samamoodi ülemistesse kihtidesse manteltorume, lihtsalt meil tuleb seda panna mitusada meetrit rohkem. Seadusandlusega on jah, et ta on ja ta ei ole, ütleme niimoodi, et see sõnavara ongi natuke keeruline, et eks me seda selles mõttes püüamegi üle vaadata ja teha ettepanekuid neile, kes neid seaduseid teevad, et kuidas seda natuke parandada, et oleks nagu lihtsam ja ühtlaselt aru saada, sest täna on jah, meil on erinevad seadused, mille alusel me võiks teha ühte või teist, aga see oleneb täpselt, kuidas me selle nagu paneme, selle sõnastuse. Selge pilt, siit tekib tahes-tahtmata küsida vahel, et kas siis seadus võib olla vahepeal, et on vaja kohendada, aga kas põhjavesi saab ka kaitstud ja hoitud? Põhjavesi saab ikka kaitstud, selles mõttes selle jaoks me ikkagi teeme kõik, et jah, et see kaitstud saaks ka seal kohas, kus me kavatseme põhjavett kasutada. Väga vahva. Varasemalt nii, on näha, et hommikul on keegi öelnud tere, vahva esitlus, see on siis kommentaar, seda ei pea siia kuvama, aga ma näen, võib-olla me tegime testi siin hommikul ja panime kirja. Aga oli ju vahva, ma arvan, et nõustute vähemalt enamus. Nii, kas pole ohtu, et vesi seal juuraajastu maapõue kihtides jahtub maha, millega Pariisi elumaju köetakse? Osa energiat antakse ju pidevalt ära. Ja on ikka oht, et jahtub maha, aga lihtsalt see ajahorisont on nagu kaugemal kõvasti meie elueast. Et jahtub muidugi jahtub, aga ta ei jahtu nii palju maha, et see oleks nagu mõjuks. Ja alt tuleb sooja juurde, et ei tasu muretseda. Mis ohud muidu võiksid valitseda siis, kui ta jahtub seal ja jääbki jahtuma või jahtub nagu? Siis tuleb lihtsalt, kuna nad praegu kasutavad otse seda, et siis tuleb lihtsalt soojuspumbad panna, ega siis ei olegi midagi. Selge pilt, et siis maapõu saaks uuesti siis saaks lihtsalt jõudu juurde. Saaks jõudu juurde. Sutsukraadi juurde. Just. Nii, tuleb siis nentida, et seega teeme Eestis esimesi samme maapõue energial põhinevate jaamade kasutuselevõtuks. Kas Lõuna-Eestisse pole midagi selle taolist oodata? Ma ütleme niimoodi, et selle projekti raames me ei tee, jah, aga kui me saame väga, ma ütlen, siis positiivse tulemuse selle projekti tagajärjel, siis ma kujutan ette, et tekib ka äriline huvi neid asju seal Lõuna-Eestis teha, nii et miks mitte. Eks me peame leidma need, kes suudavad puurida nii sügavale ja nii efektiivselt, et see oleks majanduslikult mõistlik, et see on, ma arvan, see väljakutse siin. Aga põhimõtteliselt teostatav? On ikka, ega sest seal on ju samamoodi, sest nagu ma ütlesin, Soomes on umbes sama soe seal, kui seal Lõuna-Eestis tegelikult lihtsalt Soomes on ta kohe peaaegu, meil on 600 meetri sügavusel. Arusaadav. Nii, see on siis küsimus järgmine. Miks me seda sama tehnoloogiat ei suuda näiteks, EE vist on mõeldud Eesti Energia? Keegi, kes küsis, ma ei tea, kas küsiti siit või kuskilt võrgu tagant, ehk siis peab oletama, et miks me ei suuda Eesti Energia jääksoojuse väärindamiseks seda sama tehnoloogiat kasutada? Eesti Energia jääksoojust üldjuhul kütteks kasutatakse. Et kuidas teda veel kütteks kasutada, ma nagu lihtsalt jah, et küsimus ongi selles asukoha põhisuses ju, et me ju ei hakka sealt Narvast seda siis siia Tallinnasse torudega saatma ja uuesti veel soojaks tegema, et jah, meil ei ole teda mõtet väga palju soojemaks teha, kui ta seal juba on. Ja siis käime võib-olla lõpetuseks sellise prognoosi või mõtte veel üle, et kui palju nüüd sellist maapõue soojust, maapõue energiat oleks võimalik reaalselt Eestis kasutada, kui suure sellise sooja tootmise võimekuse ta võiks anda protsentides, kui me maalime pildi?
Nojah, ma isegi ei oska spekuleerida, ma tunnistan ausalt, aga ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks nagu kõik sellele üle minema soojatootmise puhul. Miks mitte? Ja veel, mis on kõige ohtlikum selle tehnoloogia kasutamise puhul, et mis on need keskkonnariskid? Keskkonnariskid, ikkagi jah, nagu siin varem juba mainiti põhjavett, et ütleme, et puurimise käigus võib juhtuda midagi, kus vesi natuke seguneb omavahel, aga tüüpiliselt vesi on vesi selles mõttes, et see natuke segunemist ei tee midagi. Et see on üks selline risk, et teisi selliseid riske, täna on kõik need soojuspumba gaasid, siis on juba nii-öelda rohelised, ehk siis isegi kui need juhuslikult lekkivad, siis ei juhtu ka eriti midagi. Kõik need kinniste süsteemide siis vedelikud on ka jällegi rohelised, et seal on jah, sellised ikka rikete puhul võib juhtuda midagi, aga see ei ole nii-öelda selles mõttes katastroofiline. Suurepärane. Täname veel kord Aivar Auväärti ilusa ettekande eest.